Tere tulemast taas vaatama Olli Raju 12 Postimehe videoblogi. Stuudiopunkti Harimati toovad selle täieni, aga täna oleme me ilma Harimatita Tartus. Harimati jäi Tallinnasse oma põhitööd tegema ja meil on täna väga töine päev, seepärast ka on suurem osa, väiksem osa meie videoblogist autoroolis. Meedia poole pealt Sky Plussiga koostöös on käiku lastud puuritüdruku otsimise konkurss. Esmakordselt Eesti MMA ajaloos tuleb meil kohale välismeedia. Põhjamaade suurim MMA portaal, MMA Viiking. Tänasest saati hakkab ka minema Tartu rohkem Raju värvidesse. Panime turuspordihoone peale üle 7 meetri kõrguse Raju bänneri välja, kus Jüri Jõgiste uhkelt paar sekundit või sekund enne vastase knockoutimist turuspordihoone külje peal on Henri Hiiemäe ja Kalevok spordihoone peale läheb siis Jörgen Matsi. Nii, aga nüüd lähme võtame peale ühe Raju profivõitleja, Jüri Jõgiste, kellega me teeme täna põhjalikuma intervjuu. No nii, siin see mees on. Tere Jüri! Tervist! Kuidas läheb? No hästi. Kooliga läheb kiirelt ja aga üldiselt hästi selles mõttes, et tagasi Tartus olla on mõnus, mulle meeldib. Räägi natuke sellest taustast ka, need, kes ei ole kursis väga hästi, mida tähendab piraadi missioon ja mida tähendab karjäär Kaitseväes. Karjäär Kaitseväes kui selline, mis seal ikka jälle, sõdur. Hommikul 8 tööle ja õhtul 4 minema. Trenniaega ka jääb? Trenniaega ja selles mõttes, et Kaitseväe üks suurtest eelistest on see, et tegelikult, et olla sõdur, sa pead olema tegelikult kogu aeg heas vormis. Vaatasin, et tehti vahepeal Kaitseväes postripoisiks ka. Ja. Et Raju 10 Tartus olid Jürist elusuuruses papikujud väljas, papist kujud ja mis oli imeline, mis juhtus, et Kaitseväe juhatajalt teenete sportliku saavutuste eest pärast Raju 10, et sihukest asja pole Eesti MMA maastikul küll vähemalt mitte nähtud, mis järgmiseks tuleb midagi presidendilt äkki? Siis peab asja nagu ajama hakkama, et täiesti mõnes mõttes täiesti tühjast see medal ei tulnud. Räägi, mis piraadimissioonil toimus? Kui nüüd tegelikult täpne olla, siis minu missioon kui selline ei olnud tegelikult piraatidega otseselt seotud. Et ametlik nimetus oli tegelikult terrorivastane võitlus ja see oli see, miks meid suunati üldse Vahemere peale, mitte siis Aadeni lahte, kus on tegelikult see piraadioht. Spordist puudus ka tundsid vahepeal mere peal või? Sellest just MMA spetsiifilisest spordist? MMA spetsiifilisest kindlasti natukene. Nii Jüri, kuna ka lähme käime Jorgeni külas ära? Pereinimene on, naine on ja laps on. Lähme talle koju seekord külla. Aga meil ei ole Arit täna. Tahad ise intervjuud teha? Vaata, mis see Jorgenist välja pigistab. Miks mitte. Tšau! Kuidas läheb? Aitäh! Jorgen ka kodus on? On kodus. Väga hea. Tuleme räägime natuke juttu temaga. Tulge. Ja nüüd on meid ilusti sisse kutsutud ja oleme jõudnud Jörgen Matsi juurde. Räägi, kuidas oma pereeluga toime tuled ja kuidas sul läheb üldse, et kuidas trenni jõuad? Pereeluga tulen väga hästi toime, mulle väga meeldib see. Aga loomulikult on igal ühel on päevas 24 tundi ja viimased 3 kuud või natuke rohkem, kui isa olen, ei ole trenni jõudnud nii palju, kui võib-olla tahaks või ideaalse võistluse ettevalmistuse juures, kui sihuke asi üldse olemas on, vajalik oleks. Aga õnneks minul ja abikaasal on mõlemal hästi paindlikud graafikud, et saame tehtud nii, et saan mina oma treeningud ja jooksvad mõned vähesed tööasjad aetud, saab tema oma teadustööga tegeletud, et vahepeal oleme lapsega vahetustega, vahepeal korraga, et kuidagi klapitama peab. Aga räägi seda, millega sa üldse hetkel tegeled, et tööalaselt kui selliselt? Nüüd 1. oktoobrist olen ma ametlikult lapsehoolduspuhkusel ja viimane kuu siis on, möödunud tööalaselt siis psühholoogi töös kliinikus Ambromed ja
Tartu Ülikoolis seda koormust kohandades ja eriti just Tartu Ülikoolis pigem siis tööalaselt enda asendajale nii-öelda näpunäiteid ja õpetusi jagades, et kuidas võimalikult hästi mind asendada. Kui trenni juurde tulla, siis ongi väga huvitav oli see, et kui mina Tartusse tagasi jõudsin, siis jooksvalt nägin nii sind kui Tuulit mõlemad nägin trennis. Kuidas te nagu selle nii hästi olete nagu oma jaoks tööle pannud? No sellega ongi nii, et minu treeningud hetkel, mul on hästi hea meel selle üle, et treeningud selle raju puhul vähemalt senimaani on olnud hästi kvaliteetsed, et Tartus on välja kujunenud väga hea võistlustiim, kus suhteliselt lähedastes kaaluklassides olevad mehed, kellel on tõsine soov sporti teha, omavahel selles tiimis treenivad ja nüüd sina, Jüri, oled ka Tartus, et sina oled ka selle tiimi osa. Et see tagab treeningutel väga-väga hea kvaliteedi ja kui me omavahel treenime, et siis korraldada asja niiviisi, et siis mul abikaasaga, et üks tuleb, teine läheb, et see on tegelikult lihtsam võib-olla kui pealt näha paistab, et eks seal loomulikult omajagu logistikat on ja eks vahel lähevad asjad natukene nihkesse ka, aga see on tehtav. Ja räägime nüüd natuke spordijuttu ka. Räägi, mis sa oma vastasest tead ja kui spetsiifiliselt on tema jaoks ettevalmistus läinud? Vastane prantsuse võitleja Mokhtar Benkachi. Ma tean seda, et tal on olnud rohkem matše kui minul, oluliselt rohkem. Ta on võistelnud Euroopa tippliigas Cage Warriors, teinud seal 1 matši ja kaotanud selle Euroopa 4. numbrile. Et selles suhtes vastase tase on kindlasti jälle parem kui eelmisel korral. Et üldiselt olen saanud järjest tugevamaid vastaseid ja nüüd seekord siis mehe, kes tõesti tõsiselt sporti teeb ja stabiilselt ja palju matši on. Räägi, kuidas sa ise tunned selles suhtes, et sul on väga palju fänne, kes armastavad sind tänu sellele, et sa nii tehniline oled, aga on ka väga palju neid inimesi, kes võib-olla peavad neid sinu matši natuke igavaks tänu sellele, et kõik on alati otsusteks läinud. Räägi, et oled vaikselt endale tina kinda sisse valama hakanud või kuidas sa ise tunned selle teema suhtes? Tina kinda sisse ei vala, sest see on keelatud. Ma arvan, et ma ei liialda, kui võib-olla kui Aalik Tseiko nagu välja arvata, siis keskmiselt minu vastaste sportlik tase on läbi rajude olnud kõige kõrgem. Ja üldiselt ka järjest matšilt on see tugevnenud. Räägi mõndadest kirevamatest momentidest nendest vanadest aegadest. No nagu ma ütlesin, et need esimesed võistlused olid paras katastroof, et ühest küljest ka meie endi poole pealt, et tollel ajal me selgelt arvasime, et edu võti on rohkem trenni ja nii palju kui vähegi tervis vastu peab, et me vist tegime tollel ajal kuskil 30 päeva jooksul tegime kokku 42 trenni ja sinna sisse veel väike jõulupuhkus ka. Et sellest ajast on ka üks legendaarne mälestus interneti avarustes, et kes tahab, võib vaadata sellist blogi nagu MMA Penguins blogi, et kui otsida kas MMA pingviinid või midagi muud sellist, et see on kirjutatud sellises huumorivõtmes, aga ma arvan, et see annab päris hea ülevaate sellest, et kui mehed treenisid 2 korda päevas ja suure intensiivsusega ja mõeldes, et niiviisi ongi õige, et milliseid mõtteid nad siis mõtlema hakkasid, et selline blogi luua. Siis see võistlus ise, seal oli seiku minu vastane näiteks rääkides sportlikust tasemest ei tulnud 3. raundi välja. Esimene põhjendus oli see, et ta ei jõudnud, olgugi, et ta oli selgelt minu vastu võitnud 2. raundi väga ülekaalukalt ja siis ta sai selle eest kaotuse. Ühel mehel ei olnud kaasas, ta ei olnud tulnud selle peale, et peaks nagu MMA võistlusele oma kubeme kaitsma ja hamba kaitsma kaasa võtma. Oti vastane unustas kaalu võtta, tuli umbes 10 kilo raskemana, kui nagu kokku lepitud oli. Võistluste korraldajad enne võistluste algust käisid ringi veiniklaasid käes ja lõhna järgi otsustades olid nad juba mõned nendest ka alla kallanud endale. Et igasuguseid asju on juhtunud. Kuule, räägime minust ka natukene. Sa oled näinud minu arengut algusest peale ja mis sa arvad? Et kas on tulevikku ka või selles mõttes, et
sa rääkisid enne MMA Penguinsist ja ma mäletan väga hästi, kuidas mina trenni tulin ja hakkasin seda vlogi lugema, et räägi, kuidas sina minu arengut oled kõrvalt näinud? No jah, selles mõttes, et sellel ajal, kui meie neid rumalusi tegime, et siis sina olid väike endine hokimängija, selline teismeline ja sealt on ikka päris palju aega mööda läinud ja päris palju on koos trenni ka tehtud. Et see on selline naljakas koht treeneri ja võitlejana, et ma olen enda jaoks pidanud päris mitmetega, et sealhulgas sinuga ka kogema seda, et ühel hetkel avastad nagu, et inimestest, kellest sa oled mõelnud kui enda õpilastest, on saanud inimesed, kellelt endalt on väga palju õppida ja kes on selles mõttes tõsised treeningpartnerid. Me oleme päris pikalt siin rääkinud sinu pereelust ja õnneks on meil täna ka Tuuli ise siin, et küsida, mis nagu tema asjast arvab. Et Tuuli, et äkki sa saad palun meiega ühineda? Tervist! Räägi mulle, et kuidas teil see pereelu välja tuleb, et kas see, mis Jörgen meile rääkis, on kõik, kas tõesti asi on kõik, sujub tõesti nii hästi? No ma usun, et ta ei valetanud, kui ta ütles, et tõesti kõik asjad saavad tehtud. Et logistikat on palju, plaanimist on palju, kuid midagi tegemata pole küll jäänud. See on tõsi. Meediast on väga palju läbi käinud see, et väga verine spordiala ja et miks meesterahvad just on nagu sihukese spordia valinud, et kuidas nad pärast koju lähevad üles löödud näoga ja võib-olla isegi veel verise ninaga, et oleneb olukorrast, et räägin abikaasa seisukohalt, et mis sina sellest arvad, et kas sa oled rahul sellega, et su mees teeb sihukest spordiala? No väga uhke olen. Enamus ajast on see väga vahva. Väike sinine silm ainult kaunistab meest. Ja kuna ma ise ka selle alaga tegelen, siis eks mul on ka vahel mõned sinikad, et anname selle üksteisele andeks. Aga muidugi võistluste lähenedes asi läheb natuke pingelisemaks, aga võib-olla mitte nii väga seetõttu, et tegemist on nii julma alaga, vaid et seetõttu, et tuleb dieeti pidada. Poisid on kõik nii väsinud, tujukad, et pigem siis võistlustele lähenevad need nädalad on pigem selline tunne, et kodus on hoopis 2 last ja see on tüütu vahel, aga tuleb leppida ja ülejäänud aja oleme muidugi uhke. See on väga vahva, et mul on nii tubli mees, nii ilus, nii tugev, nii julge. No nii, käisime Jörgenil külas ära, sai palju huvitavat juttu kuulata. Kuule, aga meil ja sinuga enne jutt pooleli spordi poole pealt, kuidas sa oma amatöörseiklustega rahul oled jäänud? Kuule, amatööriga on ütleme, lõppes natuke kehvasti jalalukuga. See oleks võinud olla parem, aga tuleb kaotusi ka ja pole midagi. See käib spordi juurde. Amatööril on sul põhimõtteliselt 2 võimalust teha sporti. Üks on see, et sa teed hobisporti, ongi siuke meelelahutus, tore vaba ja veetmisviis. Teine võimalus on see, et amatöörkarjäär on miski, mis ehitab su üles, et sa oled valmis spordikarjääriks. Sina ilmselt valid selle teised ja räägi, kas see amatöörmatšide hulk ja kvaliteet, mis oli, kas see valmistas sind ette profimatšideks? No kohe kindlasti selles suhtes, et viimane Soome lahtised olin ma juba tegelikult põhimõtteliselt juba sportlase vastu, Jörgeni Raju 4 vastase vastu, kellega oli väga kõva andmine, kellel oli väga hea kogemus ja kes on ise olnud juba nagu nii-öelda profisportlane. Aga tegelikult sa oled ju kuradi sensatsioon meil. 2 profimatši, 2 knockouti. Sa ei ole lihtne mees. Räägi, kus sa siukse... Kas püstivõitlus, knockout, kas see on midagi, mida sa otsid, mida sa jahid, mis sa tunned, et sul on käes, on sul raske käsi, mis oli lihtsalt kokkulangemine? Ma arvan, et see on kõike natukene, et knockoutid on knockout ja kindlasti ma ütlen, et tahaks ainult rohkem neid, sest see kogemus, kui esimene raju, või mis esimene raju, 9. raju ma oma vastase esimest korda nokki lõin. Oi jumal, see oli see moment, kui ma silmanurgast nägin, kuidas see mees kukub
see oli minu jaoks täielik aegluup, nii et see asi, mis reaalselt kestis 1 sekund, kui mees kukkus ja ma teda maha lõpetama läksin, kestis minu jaoks umbes 5 sekundit tegelikult. Ma veel mõtlesin sealt, kas kohtunik tuleb vahele, kas ma peaksin nagu maha järele minema temaga. Vaatame umbes niisama veel ringi nagu silmanurkadest, aga tegelikult oli siuke lihtsalt videomaterjalist vaatad, et plõks kukkus ja ma juba läksin järele. Et ongi see pinge maanduse moment, see näitab ka nagu igapäevaselt sulle seda, et sa paned nii palju mingisse asja sisse ja sa näed tegelikult isegi päeva lõpuks, kui sul on olnud raske lahing ja sa küll kaotad selle lahingu, aga sa tead ise nagu seda pingutust ja juba see tekitab nagu rahulolu. Et see on minu meelest väga siuke... No nii, meil tänane sõit hakkab läbi saama, me peame minema sündmuse toimumiskohta üle vaatama. Tahad sa midagi oma fännidele veel öelda päeva lõpetuseks? Jaa, ma tahaks öelda, et tuli kõik rajule ja ma arvan, et saab olema väga kõva lahing, et vastased on kõik väga tugevad ja ma arvan, et see saab olema õhtu, mida tasub mäletada. Aitäh! Tere! Mina olen Leho Laul, mina olen Raju sündmuse juht. Kui Tallinnas on meie koduks Saku Suurhall, siis siin Tartus on selleks A. Le Coq'i spordimaja. See üks parimatest spordisaalidest Eestis mahutab Raju sündmuse ajal 2398 pealtvaatajat. Lähme vaatame seda natuke lähemalt. Oli Raju 12 toimumiskohas on ka eraldi sissepääs vippidele ja toetajatele, kus saab peaaegu järjekorra vabalt sisse. See on see koht, kus sündmuse vahelise pausi ajal saavad vipid ja toetajad ennast mõnusalt maha laadida. Istuvad maha, räägivad jutusõpradega ja nii edasi. Selle võistluse keskseks elemendiks on kindlasti puur, mis paigutatakse siia 2 kardina vahele keskele. Kõige magusamad kohad on kindlasti puuri ümber. Neid on siin saalis umbes 300 tükki ja need on vippkohad, lähikohad ja toetajakohad. Selleks, et Raju puur paistaks hästi välja, tõmmatakse selle kohale selline ruudukujuline konstruktsioon, mille külge käib siis meeletult valgus ja helitehnikat ja selle eest käiakse päris korralik rahasumma välja. Teine väga oluline koht siin saalis on kindlasti sportlaste sisenemisvärav, mis saab tulema sealt rõdult alla mööda tribüüni ja see on omane ainult Tartu sündmusele. Rõdult on hea sündmust vaadata sellepärast, et see asub kõrgemal. Sa näed üle puuri serva. See on A. Le Coq'i spordimaja judosaal, kus päeval saavad amatöörsportlased sooja teha. Meie peasündmuse peategelased ehk siis profisportlased pesitsevad sellistes kohtades. Siin saavad nad rahulikult mõtteid koondada. Nad saavad siin sooja teha, lapasid lüüa, siia tulevad mõnusad matid sellised maha ja neil on siin tegelikult päris hea olla. Iga sportlane vajab tegelikult enne matši sellist keskendumisaega ja sellist omade mõtetega olemist. See on selline hea koht selle jaoks. See siin on A. Le Coq'i spordimaja jõusaal, kus praegu mehed teevad rasket trenni, aga see täiesti transformeerub enne sündmust korraldajate puhkeruumiks. Miks on korraldajatel puhkeruumi tarvis? See on sellepärast, et nad teevad kuskil 48 tundi enne sündmust korralikku tööd ja mõni ei ole võib-olla tundigi magada saanud. See on selline mõnus koht selle jaoks. Lisaks sellele on korraldajatel tarvis ka tööd teha. Lähme vaatame, kus seda tehakse. See ruum seal eespool saab siis olema Raju korraldajate tööruum. Sinna me praegu sisse ei saa minna, sellepärast et seal toimuvad trennid, aga seal hakkavad siis korralikult ragisema ajud ja arvutid. Selle koridori peal on veel üks väga huvitav ruum. Lähme vaatame seda ka lähemalt. Rahulikult sisse siia. See saab siis Raju ajaks olema meedikute tuba ja siia tulevad sportlased eel- ja järelkontrolli. Reedik võtab nad vastu ja kui neil midagi kurta on, siis kes saab jääkoti ja kes saab muret kurta.